Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons tester cette voiture électrique. Renault Zoe. Oui. Merci. Nali naljaks, tere tulemast tagasi, me oleme kojamehed. Täna on meil proovida esmakordselt üks Renault. Zoe siis seekord. Ja meie jaoks esimene Renault. Renault. Minu õudusunena jaoks on tegemist taaskord elektriautoga. Ja minu rõõmuks on näha, et selle distants on üllatavalt pikk. Ma arvan, et seekord on võimalik veenda ka pessimiste. Ma eelistan juba, kutsun treileri kohe ette ära. Seekord ka kaasa ei antud meile seda laadimiskaarti. See on kuidagi nagu trendiks on neil viimasel ajal. See on kummaline, et laadida saab ainult selle kaardiga. Meil on ju viipemaksesüsteem, miks me ei saaks sellega laadida, miks me peame omama selle Elektrilevi kaart. Igastahes, vaadake, milline ta välja näeb. Autol on 52 kWh aku, sõidu ulatus on 395 kilomeetrit, muidugi seda tuleb võtta grammikese soolaga. Sellel autol on B-mode, mis sõidu ajal laseb autol iseenesest tagasi genereerida elektrit. Autol on 135 hobujõudu. Hinnad algavad 30 000 eurost ja kasvavast trendis muidugi, kui tahate midagi juurde, siis tuleb ka juurde maksta. Laadimisauk on siis sedapuhku auto esiotsas, märgi sees ilusti. Sellest pole mingit tolku, meil ei antud seinalaadjad, me ei saanud sellega laadida. Progressiivselt lähevad halvemaks need andmised meile. Eelmine kord ei antud kaart, aga antud seinalaadja, mis ei töödanud, seekord ei antud ei kaarti ega seinalaadjad, vaid anti lihtsalt mingi ebamäärne asi. Ma räägin kiirelt ära, kui kütusekulu 100 kilomeetri kohta on 15,9 kW-tundi läheb akut, mis on väga hea. Koonal oli 20 kanti. Hetkel ma olen sõitnud 46 kilomeetrit ja näitan mu range'i 300. See ta on kaotanud 40 kilomeetrit alguslubatust, kuigi siiski on üsna hea seis. 300 endiselt on väga hea minil. Oli üldse kokku 170 või 120 või mis ta oli. Aga ainuke miinus on see, et kui sa tahad akut hoida, ka sõites linnast välja, tuleb sõita umbes 80-84 juures, sest üle selle tõuseb tuuletakistus 2 korra ja aku langeb drastiliselt. Seega tuleb sõita vana Tallinn-Pärnu maanteed, vana Haapsalu maanteed, vana Narva maanteed. Või nagu öeldi meile seal esinduses, et ikkagi pere teine auto nii-öelda. Ta on auto, millega on hea sõita töölt koju ja koju tööle ja kõik koolid asjad, sellepärast et bussiradadel sõita, ega tema pluss ongi see ajavõit. Ehk siis tegelikult on aku kohalt selle auto puhul hea, kui võrrelda nüüd elektriautodega. Ma annaksin ikkagi 90 punkti sellele. No, ta on väike, selles suhtes ta on väike ja ta annab aku poolest palju. Kiirendus 0-100-ni. Ma mõtlen natuke rohkem hoogu, ma olen tunned, meil saab nagu hoovut saab otsa. 3, 2, 1, läks. 25, 36, 47, 57, 66, 73, 80, 100. Okei, 0-100-ni meie punktiskaalal saab siis 24 punkti. Palun. Nüüd räägime siis auto lisavarustusest. Alustame siis kohe sellest istmete värgist. Puudub üles-alla. Istmesoojused on olemas. Päris palju on tühjasid klahve siin armatuuri peal. Pikivahe hoidja puudub. Pimeda nurga hoiataja on. Parkimisabi sellel autol ei ole. Ainuke parkimisabi, mis ta teeb, on siis tahavaate kaamera ja teeb piiksuga häält, et ise ta ei pargi. Kaamera ise on päris, selline, tead, hologramm display puudub autol. Autohold on, see mõnus. Ainuke asi, mis on imelik, on see, et autol puudub parking käik. Mis siis on R, N, D ja B, et ei ole P-d, mida tuntakse siis kui parking. Jah, 55. Ma annan 55 punkti lisavarustusest. Rubriik, kui naine viskab kodust välja, ehk kas autos saab magada või ei. Selles autos, nagu te näete, on järjekordselt aste, nagu oleme ka näinud mitmetes teistes autodes. Seega pagasnikus magamise varianti seekord ei ole. Ainuke variant oleks esiistund taha lasta. Selle autoga on magamine, ütleme, väga raskendatud. Siia laiba saab magama panna kotiga, aga ise ei läheks. Kui ma andsin sellele eelmisele autole Volkswagen i-Upile 0, ma annan 10 punkti magamisele. Kuidagi äkki saab. Rubriik mugavus, kui hea on istuda selles autos nii eesistmel kui tagaistmel. Nii nagu just öeldud sai, siis seal taga ei saa magada, aga siin seda tooli, nagu te näete, ainuke asi, millega ma seda liigutada saan, on niimoodi. Ja see ei lähe kuigi madalale
ja selle tõttu on see magamine ka eesistmel kuigi raske, sellepärast et see ainukesena reguleeritav nii. Tool ei käi üles-alla, see käib ainult edasi-tagasi ja iste käib siit. See auto on justkui James Bondi oma, see käib nagu näete sõrmelugejaga käib lahti. Pearuum on siin, tikutoos maab vahele. Pead seda tuge saab muuta. Ütleb, minul on hästi. Ma saan siin oldud, kuid siiski. See pigem ei ole 5 inimese auto, pigem on see 4 inimese auto. Taga on 2 USB auku, mis teeb väga mõnusaks selle siin olemise. Muideks ei saa üles liigutada peatuge juhil, mis on üsnagi tohtlik, sest et see peab olema ju väga täpselt reguleeritud. Kui mingi pauk käib, siis see peab olema õiges kohas. Ma annan mugavuse eest 50, aga miks 50 tuleb, on lihtsalt sellepärast, et reguleerimine on väga väike ja see, et sa ei saa tooli üles-alla liigutada, võt see on ikkagi halb. Renault Zoe'it siis soovitaksin peredele teiseks autoks. Tema puhul on distants tegelikult väga hea. Ta algus lubas meile 347, hetkel ma olen sõitnud ära 227 ja annab sõita veel 110. Ma käisin maal ära, kus ma küll sõitsin siis 84 kilomeetrit tunnis, et akut säästa, ma ei proovinud ära, mis oleks siis, kui ma sõidaksin lubatud 110-ga, ilmselt see kukuks väga kiiresti, aga kuna laadimisvõimalust mul ei olnud, siis ma ei saanud seda endale lubada. Ehk siis tegelikult on ta väga tubli elektriauto olnud. No kokkuvõtteks, mis selle auto kohta öelda, et tore väike autoke, parem kui eelmine elektriauto, mis meil oli, aga ootame kindlasti tulevikus veel paremaid ja veel uhkemaid ja veel targemaid asju näha. Mida me ütleksime kokkuvõtvalt, et seda autot ei soovitaks keskmisele netikommentaatorile, kes meie videode alla kirjutab, et me oleme klounid, et see on klounaad, mis me siin teeme, debiilikud muidugi, me oleme lollid, absoluutselt, nad pole mitte kunagi mitte midagi nii tobedat kuulnud ja tattnokkad, kes ei tea vaimukusest mitte midagi. Teistele, kes on vähe positiivselt suhtuvad meie loomingusse, siis aitäh vaatamast ja kohtume järgmine kord. Et siis disainimeeskond võttis inspiratsiooni lihtsalt arvatavasti nendest samadest toolidest, kus peal nad istusid, kui nad selle auto sisemust planeerisid, mis siia sisse tuleb, et küllaltki sarnane, ütleks mina. Väga tihe liikluskett, aga